Tere, mu kallid internetisõbrad, me oleme jälle tulnud Piibe maanteele filmimaks ühte autot, mida mulle on paaril korral pakutud. Iga kord ma olen keeldunud, sellepärast et see auto kuulub kategooriasse, mis kohe kindlasti ei ole mu lemmik ning mootor on põllumajandusmasinatele. Kui ma seda autot linna peal näen, siis ma mõtlen, et huvitav, mis värvi on selle omaniku ridaelamu boks ja millises ehitusvaldkonnas ta figureerib. Ometigi mu tuttavatele sõpradele on see auto. Ja ma mõtlen, et kas mu sõprade ja tuttavate valik on halb või on selles autos midagi, mida ma ei märka. Igal juhul seekord anti ta mulle nädalaks ajaks. Ja täna on umbes päev 5. Ja ma tunnen, et on aeg see video ära teha. Mis auto see täpsemalt on? Päris põnev on näha, mis mul sellest autost öelda on. Aga üks moment. Audi S67. Ja te võidsite kuulda mikrofonist, nagu ta oleks bensukas V8. Kui me siia ette tuleme, siis ta ikkagi käib nagu traktor. Ja see siin on päris quattro, mitte nagu esimene generatsioon. Ja okei, ta ei käitle ennast päris nagu Subaru Impreza, aga see auto kaalub alates 2300 kilo. Kui ma õigesti mäletan, siis selle auto tühimassiks oli märgitud 2600. See auto on selline kerge fuck you ja selles mõttes, et tal on V8 diiselmootor, mis ei ole tegelikult üldse aretatud Audile, vaid Bentley'le. Ega siin mootoriruumis väga midagi vaadata ei ole. Katted. Peale on pandud V8 TDI, natukene punast, et on spõrtlikum. Ja ongi enam-vähem kõik. Enne kui ma siia sõitma hakkasin, siis ma küsisin selle omaniku käest, et kui palju see auto uuena maksis ja ta ütles, et kus ma peaksin mäletama. Nende autode hinnad hakkasid seal natukene alla 70 000 euri ja kui sa natukene panid lisasid peale, siis jõudsid sa ilusasti 100 000 välja. Täna erinevates autokuulutuse portaalides võib leida neid isegi 35 000. Küsimus aga on see, millises konditsioonis nad on juba natukene omaette teema. Kindlasti ei ole see auto vaestile, sellepärast et selle auto ülalpidamiskulud ei ole väiksed. Ja nii palju, kui ma olen selle omanikuga rääkinud, siis see auto külastab Audi esindust suhteliselt tihti. Mis tähendab aga kindlasti seda, et see on üks nendest autodest, mida sa julged endale osta siis, kui ta on tuttuus, aga kui ta on kasutatud, siis olen ma natukene skeptiline. Erinevaid autosid kohe kindlasti tuleb hinnata erinevalt ja ma üritan olla võimalikult objektiivne selle auto suhtes, kui vähegi võimalik. Hea küll, alates kuskil 65 000, 68 000, sõltuvalt aastas, millal sa selle ostsid, mis see esindus oli ja nii edasi, oli selle auto hind seal 70 000 ringis. Ja kui mõeldes, et tegelikult see mootor, mis tal on ju Bentley oma. Audi võttis lihtsalt tavalise Q7 ja otsustas, et paneme selle Bentley mootori ka sellele peale. Ja siis paneme ETS-i, sest eelnevalt nad olid juba välja tulnud ju S4-ga, mis oli ka diisel. Bentley puhul ma ausalt öeldes mõtleksin, et kes see kurat ostab endale diisel Bentleyt. See on nagu mingi vaene oled või. Aga Audi puhul ma tunnen, et see on täiesti okei. Ja ma üritan enda jaoks nagu mõelda, et kellele see auto mõeldud on. Mul on väga raske seda testida, sest paati mul ei ole, järelkärulisid mul ei ole, elamuvagunit mul ei ole. Seega see funktsionaalsus jääb testimata. Ma olen linnainimene ja minu lapsed on juba suured ja mul ei ole tegelikult suur pere. Mul on 2 last ja selle jaoks piisaks täiesti 4-kohalisest autost. See aga siin on 7-kohaline või vähemalt paberite peal. Üks asi aga kindel, ükskõik kes siia autosse ei ole istunud, on see olnud naissoost või meessoost, siis kõikide jaoks on siia autosse istumine äärmiselt mugav. Ja kui ma sellesse autosse esimest korda tagapingile istusin kuskil paar kuud tagasi, siis minul tekkis siiras küsimus. Miks see auto ei ole ehitatud just tagaistujate jaoks? See auto on 7-kohaline. Ma pean lihtsalt siit tõmbama ühte kangi. Siin järgmist. See läheb niimoodi otse edasi. Ja siis ronin sisse. No nii. Oh. Oota. Nii. Mu varbad.
I'm fucking stuck. Tegelikult ütleme 2 sellist 5-6 aastast last isegi mahub ära siia. Aga oh, motherfucker. Aga täiskasvanud mees. Paras ettevõtmine. Seega jah, ta on 7-kohaline auto, eeldades seda, et need 2 viimast on mõned lapsed või siis väiksed inimesed. Nagu kõik sakslased, vahet ei ole BMW, Mersu, Audi. Seega nagu selles väikses lõigus nägime, siis ta tegelikult tõesti on 7-kohaline, eeldades, et 2 viimast on sul väiksed lapsed või lilliputid. Kui istmed on üleval, siis tal väga palju ruumi siin taga ei ole. Aga siin on olemas nupud, mida vajutad ja nad lähevad alla. Asi, mis mind häirib, on see, et sa pead hoidma, et nad alla läheksid. Ja eeldab ka seda, et sul on tagumised istmes õiges asendis. Üks mutt. Ja mind ennast üllatas, et Audil see... Ja nüüd siin jäi midagi vahele. Ühesõnaga, mis ma olin ütlemas? Mind üllatas, et see Audil nii on. Sellepärast üks asi, mida ma olen alati Audi puhul kritiseerinud, on see, et ta on nii üle mõeldud, mis on nii hea kui halb. Ühest küljest alati on tore vaadata ägedat inseneritööd, teisest küljest see võtab alati ära mingisugust sõidurõõmu. Aga kui sa need istmed alla lased, siis sul on ruumi küll ja küll. Muidugi kõik me mäletame Touregi, siis nendel kõigil on see omadus, et sa saad alati tagaotsa endal alla lasta. Antud autol on muidugi õhkvedrustus, sa saad tervet autot üles alla lasta, kui tahad. Kärukonks. Tuleb elektriliselt välja ja kui tahad, siis saad selle ära peita. Mis on alati minu silmis suur pluss, sest need kärukonksud, mis on staatiliselt väljas, on kuidagi koledad. See peale mahalaadimine on tehtud võimalikult kergeks ja võimalikult lihtsaks ja mulle meeldib, et see luuk avaneb nii suurelt ja nii tervilikult, nagu ta on. Kui ma olen muidu Audide puhul kiitnud seda, et neil ei ole väga palju sellised fake asju olnud, siis isegi antud juhul need otsad on küll natukene feigid ja taga on sul näha teistsugused torud, aga siis seal on ka see kõlar. Ma nagu tunnen, et Audi marketing osakond tuli lihtsalt mõttele, et kuule, teenime natukene rohkem raha ja teeme siis 6-7, aga paneme talle S-i otsa, et oleks kuidagi sportlikum. Kas see 320 kilovatti siin annab seda sportlikkust ja see tohutu vääne? Siis lihtne vastus on ei. 0-100 ta kiirendab alla 5 sekundi. 0-100, aga 0-100 tänapäeval kiirendab peaaegu juba ükskõik milline isegi 30 000 elukas alla 5 sekundi. Ja ma arvan, et selle auto tugevus kohe kindlasti ei ole see sportlikkust, vaid just pigem see, kui mõnus on siia sisse istuda. Ja kui palju ma seda kõrgust tegelikult reguleerida saan. Paneme ta esimeseks kõige madalamasse režiimi. Ja siin me oleme. See on nii nimetatud dynamic või nii nimetatud sport mode, mis peaks sellest autost tegema natukene erutavama sõita. Aga pull asi on see, et see nii nimetatud fake V8 kõlab kõige rohkem, kui sa sõidad efficiency mode'is. Dynamicus on ta veel selline suhteliselt vaikne. Kas sa nagu tunned roolides või üldse kiirendades, et nüüd sa oled kuidagi dynamic? Nope. Aga lähme nüüd kõige kõrgemasse positsiooni. Üldiselt ma ei jõua ära oodata, millal ta jõuab sinna. Nüüd me jõudsime kõige kõrgemasse positsiooni. Ta ei ole sama kui Range Rover, mõeldes selles suhtes, kui kiiresti ta üles tõuseb ja kui kiiresti ta alla laseb, aga üldiselt ta töötab väga hästi. Ja see väike jõnks, mis te nägite, oli see, et ma pidin käsipiduri lahti laskma, sest üldiselt need õhkvedrustused ei tööta, kui sul käsipidur on peal. Nad tõusavad mingi maani, aga neil on vaja natukene rataste vabat liikumist. Kas ta siis on selline päris maastur või maastikuauto? Mingil määral sa kindlasti saad taga ronida. Aga mul tuttav või õigemini sõber käis taga ronimas, oli siukene ligi meetrine lumi ja mis juhtus? Ühel momendil otsustad lolliks minna ja tõmbas rattad endal kõhu alla
ja terve see 2600 kilogrammi, kui ma õigesti mäletan, vaibus selle lume peale ja pressis selle lume kokku ja rattad olid lihtsalt õhus ja ei olnud enam nõus alla tulemas. Aga see ongi just see, kui autol on liiga palju elektroonikat. Minu mõttemaailmas maastur peab olema robustne ja lihtne ja lollikindel. See siin kohe kindlasti ei ole maastur. Ta on linnamaastur. Ja Audi on tegelikult teinud taga suurepärast tööd. Tal on hübriidturbod, õigemini tal on kompressor, mis võtab kuskil 70 000 pööret sisse ja aitab sulle ära hoida niinimetatud turboläägi. Ja ma mäletan, kui Audi tegi juttu selles oma S4 line-upis ja ma mõtlesin, lõpuks ometi keegi on teinud selle ära ja mind isegi ei häirinud, et see on diisel. Tegelikult mind üldse ei häiri, et S-seeria on diisel. Ja ma isegi tunnen, et BMW võiks võtta õppust, et M-Performance oleks diisel. M oleks bensukas ja sama asi Audil. Muidugi hiljem Audi hakkas ka siis neid bensukana nii nimetatud SQ7 tegema. Väänet tal on ja kohe linnas ta kindlasti ei jäta sind häpta ja isegi paneb võib-olla kellegi kulmu kergitama. Ja ausalt öeldes iga jumala SQ omanik, mida mina olen näinud, siis ongi alati valgusfoori taga, kui nad näevad M5 või mõnda muud teist autot, siis kohe tald põhja. Ja kuigi siin ees otsas on see 70 000 pööret, mida iganes elektrimootor, siis ta ei ole elektriauto. Aga ometigi neid autosid vähemalt Tallinnas üsna tihti kohtad bussireal. Aga me ei tulnudki siia rääkima nüüd nendest omanikest, vaid sellest konkreetsest autost, mis mind häirib ja mis ma leian on siin hästi. Siin hiljuti oli üks intervjuu ühe Audi juhtiv töötaja, kes vastutab nende arenduste ja muude asjade eest. Ja ta ütles, et ta peab tunnistama, et Audi on kvaliteedi poolest minevikus saanud paremini hakkama, eriti viidates plastiku poole. Materjali valik tunduvalt kvaliteetsem kui modernsetel Audidel. Üks asi, mis mulle meeldib, on see armatuuri disain. See on midagi siukest, kuidagi Audi oskab neid armatuure teha ja teine asi, mis muidugi veel Audil on see, et ekraan läheb armatuuri sisse. Ma nägin sellist lahendust esimest korda Volvos ja ma olen alati mõelnud, miks ülejäänud autotootjad ei ole seda teed näinud, sest ma ei taha seda ekraani vaadata, ma ei taha seda ekraani katsuda. Minu poolest olgu seal peidus ja tulgu välja siis, kui seal on midagi sellist, mis mul on vaja teada. Üldiselt materjali valiku poole pealt ma annaks Audile kohe 80, välja arvatud see hõbedane fake alumiinium, mis iganes. See mulle üldse ei meeldi. See carbon fiber, see on iga ostja enda valik. Aga üldiselt Audi istmeid teha ei oska. Natukene jääb puudu, et ta sind rohkem kallistaks, sest sa ikkagi natukene liugled sealt istme peale ja isegi kõik Audi omanikud on öelnud enamus jaolt, et jah, tõesti, mis tuleb istmetesse, siis BMW on üle prahi. Ma olen nüüd sellega 5 päeva sõitnud, kuskil 250 kilomeetrit ja ma ei ütleks, et mind kuidagi väsitaks. Mis mind ikkagi hämmastab on see, et kuidas taga on nii mugav võrreldes esiistmetega. Kui Audi oleks natukenegi vähegi rohkem vitsinud siia investeerida ja tähelepanu pöörata, siis ma ütleksin, et see oleks üks väga täiuslik luksusauto. Näiteks see on mehaaniline. Et kui palju kallim oleks siia olnud panna see elektrooniline süsteem. Kui ma peaksin endale valima auto, kus mul on olemas autojuht, no kurat, ma laseks selle ümber ehitada, sest see oleks kindlasti minu valik. Seega mul tekib üldse, miks president ei sõida sellega? Võt, see on presidendi klassi auto. Tagaistmed ja nüüd ma panin ennast jälle siia luku taha. Ma unustan need lapselukud kogu aeg maha võtta. Ühesõnaga üldiselt, mis puudutab kõiki neid materjale ja kõiki nuppe, siis ma ei tunne mitte kuskilt otsast, et midagi oleks odav. Välimuse poole pealt siin ei ole midagi öelda. See on konkreetselt maitse asi. Mulle see välimus jätab suhteliselt neutraalseks. Ma ei vihka teda, aga ma ei kiida ka teda. Ta on ikkagi luksusmaastur, seega ma ootan tal luksuslikkust. Ta on sees salongist kohe väga suur ja kohe kindlasti väga mugav. Siin ei ole isegi midagi aru. Need nupud, mida ma kõik vajutasin, oli see, et autobreak maha, käsipidur maha ja start and stop maha. Ma pean kahjuks ütlema, ma ei ole ühtegi nii hullu start and stop süsteemi kohanud kui sellel autol. Nagu ma mainisin, siis siin on selline naljakas asi, et kui sa lülitad efficiency moodi sisse,
siis millegipärast lülitab ka ta need fake V8 kõlarid kõige valjemale režiimile. Aga kas ta on siis efficient, see on juba niisugune teine küsimus. Ma olen mingi 250 kilomeetrit sõitnud ja mul on siin kuskil natukene alla poole. Mina endale seda autot ei ostaks. Kui esimest korda selle autorooli istud, siis natukene ehmatab ära selle auto dimensioonid, sest ta on suur auto. Tal on olemas niisugune väikene nupukene, kus sa saad vajutada, et pargi ise ennast ära. Ja see on niisugune natukene pihtas ja möödas variant. Kuigi mul mõned autod võib-olla on ebapraktilised. Reaalsuses ma pean ennast praktiliseks inimeseks. Minu jaoks peab see auto ennast ära õigustama. Näiteks ostab M5 või RS6, selle õigustus on see sõiduelamus. Ja hetkel, kui ma vaatan seda, siis inimene, kellel on paat või on kogu aeg vaja midagi vedada või on vagun elamu. Inimene, kellel on rohkem kui 2 last, ta on igav auto. Jättes välja sellest, et sa saad kiirendada 0-100 sellega alla 5 sekundi. Okei, see on fun. Aga sa ei taha seda teha, sellepärast tõenäoliselt sul on seal taga mingisugused asjad ja siis nad lendavad sul seal. See auto on siukene, millega sa tahad sõita rahulikult. Aga see on auto kellele meeldib ruumikus. See auto on pereemale. Jah, ta on diisel, aga ta on V8 diisel ja Audi V8 diislid mulle on alati meeldinud. Ja ma saan sellest diislist aru tõesti, kui sul on pikkasid maasid sõita. Mõni võiks öelda, et see linnamaastur on siukene staatuse värk. Ei ole. Ja jumala eest, kui sul raha on, anna menna pergele. Jah, tõesti, võib-olla Rimi kassapidaja endale seda lubada ei saa. Aga Vello Soomes, kes paneb plaate, saab. Aga selle terve tee jooksul, mis me sõitnud oleme, ma ei ole mitte kordagi puutunud ei pidurid, ei gaasipedaali. Ise pidurdab, ise kiirendab. Mina endale seda autot ei ostaks. Mul ei ole mitte midagi, mida mul oleks vaja vedada. Mu lapsed on suureks kasvanud. Kas taolist oleks võimalik saada mingise mõistlikuma hinnaga? Ma kuidagi väga kahtlen. Kliimasüsteem on üks niisugune asi, mis on vägagi märkamatu ja kuna ta on märkamatu, siis see tähendab seda, et ta töötab. Tuled on tal selline asi, et ma arvan, nendest me rääkima ei pea. Audi on vägagi tuntud oma tulede puhul ja Audi, kui me räägime autotuledest, siis Audi on alati olnud eelkäija. Mina isiklikult arvan, et Audi tegi natukene vea. Kui ta oleks Q7, lihtsalt Q7, siis ma vaataks seda autot natukene teistmoodi. Ja isegi võib-olla ütleksin, et hea töö Audi. Kõik lihtsalt toimib, sujub. Aga nüüd, kui sa paned selle S-i sinna ette, siis sa nagu tahad. Mida tal ei ole. Ja siit autost ei ole mõtet seda otsida. Ja see on ka see põhjus, miks ma ütlen, et see S võiks olla seal olemata. Ja neid autosid kasutatult saad alates 35 000. Aga ma hoiatan ette ära, et selle auto ülalpidamiskulud ei ole madalad. Speciali, eriti sellepärast, et ta on diisel. Sellel noodil aga kuni järgmise videoni või järgmise laivini. Tšau!